16. sajandil valitses üks monarhimpeeriumi, mis ulatus üle mandrite, juhtis tohutuid armeesid ja oli üüratult rikas. See oli Hispaania kuningas Felipe II ja oma valitsemisaja tipphetkel oli ta maailma kõige võimsam valitseja. Kuid tema impeeriumi jõu taga peitus palju hapram lugu. Tema abielud, mis sõlmiti liitude ja dünastia nimel, neid saatsid ikka ja jälle kaotused. 4 kuningannat jagasid temaga krooni, kuid ükski neist ei elanud teda üle. Tutvume nüüd naistega, kellest said tema abikaasad ja nende traagiliste saatustega. Enne kui uurime tema naiste elusid, vaatame kõigepealt Philippust ennast. Ta sündis 21. märtsil 1527 Pimenteli palees Hispaania linnas Valladolidis. Ta oli Saksa-Rooma keisri Karl de Fichte ja Portugali Isabella vanim poeg. Selleks ajaks oli Karl Veim üks Euroopa võimsamaid valitsejaid. Ta sai Hispaania kuningaks 1516. aastal, pärides trooni oma ema Castilla Juana järel. Juba 1496. aastal abiellus Juana Habsburgide dünastiast pärit Philippi Luusaga, kes valitses Austriat. Seetõttu kuulusid Karl Veime ja tema poeg Philipp võimsasse Habsburgide perekonda. See dünastiline seos koos poliitilise mõju ja rahalise toetusega aitas kindlustada Karli valimise Saksa-Rooma keisriks 1519. aastal. Nii et ta ei valitsenud mitte ainult Hispaaniat, vaid kontrollis ka suuri osi Itaaliast, kogu madalmaid ning oli Saksa-Rooma keisrina Saksamaa poliitika keskne tegelane. Lisaks sellele kontrollis ta maailma esimest tõeliselt globaalset impeeriumi, millel olid tohutud valdused Ameerikas ning hiljem Filipiinidel ja Aasias. Kulla ja hõbeda voog Ameerikast pärast asteekide ja inkade impeeriumite vallutamist tagas, et Hispaania oli maailma rikkaim riik. Ulatusliku ja kasvava impeeriumi pärijana sai Felipe parima võimaliku hariduse, õppides juba varakult keeli, valitsemist ja valitseja kohustusi. Kuigi tema tulevased valdused ulatusid üle mandrite, samastas Felipe end tugevalt Hispaaniaga ja tundis end seal kõige rohkem kodus. Poisiina ja noore mehena oli Felipe tuntud oma tõsise ja distsiplineeritud loomuse poolest, näidates juba varakult üleseelistust korra ja kohusetunde suhtes. Kuigi ta oli sageli pigem vaoshoitud kui soe, võis ta olla viisakas ja enesekontrolliga. Nooruses peeti Felipet ka heaks väljanägemiseks ning kõik need omadused tähendasid, et iga Euroopa kuninglik perekond soovis oma tütart Felipele mehele panna. Ja peagi valiti üks õnnelik pruut. Felipe esimene abielu oli Maria Manuela Portugalist. Ta oli Portugali kuninga João III tütar, kes valitses seda väikest Iberia kuningriiki aastatel 1521–1557. Maria sündis 1527 aasta oktoobris Coimbras, 5 kuud pärast Felipet. Tema ema oli Hispaania Katariina Karl Viides õde ja seega Felipe tädi. Lisaks oli Felipe ema Portugali Isabel João III õde, mis tähendab, et Felipe ema oli Maria tädi. See kõlab segaselt, kuid lihtsustatult öeldes olid Felipe ja Maria topelt esimesed nõud. Sel ajal tõusid nii Hispaania kui ka Portugal ülemaailmseteks suurriikideks ning nende valitsejad nägid selles abielus võimalust siduda 2 kuningriiki veelgi tihedamalt, tagades stabiilsuse Pürenee poolsaarel ning hoides võimu, rikkuse ja mõjuvõimu perekonna sees. Nii et hoolimata nende väga lähedasest veresugulusest, abiellusid Felipe ja Maria vaid 16-aastaselt 12. novembril 1543 Salamancas väga uhkes tseremoonias. Kuid nende abielu ei kestnud kaua. 1544 aasta talvel levis õukonnas uudis, et Maria on rase ja sellele järgnesid pidustused, kuna nende troonipärija tundus olevat kindlustatud. Järgnevad mitu kuud veetis ta kuninglikus palees Valladolidis, kus ta 8. juulil 1545 sünnitas poja, Carlos. Kuid rõõm muutus kiiresti tragöödiaks. Marial tekkisid pärast sünnitust rasked tüsistused ja ta hakkas veritsema. Vaatamata kõikidele pingutustele suri ta vaid 4 päeva hiljem. Ta oli vaid 17 aastat vana. Hispaania Felipe II oli see abielu taganud troonipärija, kuid ränga hinnaga. Ta ei abiellunud uuesti 10 aastat, kuigi selle aja jooksul oli tal armukesi ja hiljem isegi kuningana hoidis ta mõningaid armukesi oma kuningannade kõrval. Ainsa pärija ja endiselt väga noorena pidi Felipe uuesti abielluma ning kui ta lõpuks oma järgmise naise valis, oli see abielu palju võimsam ja palju vastuolulisem, kui keegi oleks osanud oodata.
Järgmisena abiellus Felipe Mary Tudoriga, kes oli kuningas Henry VIII ja Aragooniast pärit Katariina tütar. Ta sündis 18. veebruaril 1516 Placentia palees Greenwichis, Inglismaal. Lapsena oli Mary paljulubav printsess, hästi haritud, enesekindel ja alguses isa soosik. Kuid kõik muutus, kui ta oli veel noor. Kui Mary oli 10-aastane, oli Henry armunud Anne Boleyn'i ja muutus üha meeleheitlikumaks, soovides saada meessoost troonipärijat. Nii et kui paavst Clemens VII keeldus tema abielu Catherine'iga tühistamast, sai Henry vihaseks ja katkestas suhted Roomaga, lahutas Catherine'ist 1533. aastal ning kuulutas Mary vallaslapseks. Kõrvale heidetuna ja emast lahutatuna pöörati Mary maailm pea peale. See kogemus jättis talle sügava pühendumuse katoliku usule ja tugeva sideme tema Hispaania päritoluga, mida tugevdas Hispaania diplomaatide toetus tema eraldatuse aastatel. Sellel ajal elas Mary tagasihoidlikku ja sageli rasket elu. Ta oli sageli haige ebaregulaarse menstruatsiooni ja depressiooni tõttu ning hiljem sunniti teda teenima oma noorema poolõe Elizabeth I majapidamises. Ja teda survestati aktsepteerima oma isa usureforme. Siis, aastal 1536, leppis Maria oma isaga ära ja tal lubati tagasi jõukonda tulla. Nüüd, kui Maria jõudis 20. eluaastatesse, pöördus tähelepanu tema abielule. Teda kosistas lühikest aega Neuburgi Philipp, kuid kuna ta oli veendunud luterlane, ei olnud tema kosja pakkumine vastuvõetav. 1539. 30 aastal alustati läbirääkimisi, et Maria abielluks Wilhelmiga, Kleve hertsogiga, keda peeti vanuse ja staatuse poolest sobivaks kaasaks, kuid ka seekord ei viinud ettepanek kuhugi. Alles Henry VIII valitsemisaja viimastel aastatel taastati tema koht troonipärilusjärjekorras, kuigi ta jäi ametlikult ebaseaduslikuks. Lõpuks, 1547 aastal suri tema isa Henry VIII ja tema noorem poolvend Edward VI sai kuningaks. 1553. aastaks oli ta surmavalt haige ning teades, et Mary on järgmine troonipärilusjärjekorras ja et ta pööraks tagasi tema valitsemisajal toimunud protestantlikud reformid, püüdis ta Mary troonipärilusjärjekorrast eemaldada. See ebaõnnestus lõpuks ning ta sai Iirimaa ja Inglismaa kuningannaks 1533 aasta juulis. Nüüd, 37-aastasena seisis Mary silmitsi kasvava survega kindlustada oma troon ja saada järglane enne, kui tema poolõde Elizabeth I võiks talle järgneda. Veendunud, et tema positsioon ja Inglismaa tulevik sõltuvad tugevast liidust, pöördus Mary Habsburgide poole. Ja nii tegi ta oma valiku. Ta abiellub Hispaania Felipe II-ga. See abielu lepiti kokku ja nende pulmad toimusid Winchesteri katedraalis 25. juulil 1554, vaid mõned päevad pärast nende esimest kohtumist. Tema oli 27. Tema oli 38. See oli tol ajal kuninglike abielude puhul ebatavaline vastupidine olukord. Neil polnud ühist keelt, seega suhtlesid nad omavahel hispaania, prantsuse ja ladina keele segu kaudu. Pole ilmselt üllatav, et vastabiellunud olid ka omavahel nõud. Maarja ema, Katariina Aragooniast, oli Kastiilia kuninganna Isabella ja Aragooni kuninga Fernando tütar, valitsejad, kelle abielu ühendas 15. sajandi lõpus Hispaania kuningriigi. Felipe oli Fernandole ja Isabellale lapselapselaps. Seega oli ta Maarja nõopoeg. Enne kui Maarja ja Felipe abiellusid, saavutati siiski ebatavaline kokkulepe, mille kohaselt said neist Inglismaa kaasvalitsejad. Inglismaal polnud kunagi varem olnud vaieldamatut valitsevat kuningannat ning polnud selge, millise positsiooni Felipe saab. Selle asemel, et saada lihtsalt monarhi abikaasaks ilma valitseva võimuta, sai Felipe valitsev kuningas. See oli Inglismaal väga vastuoluline, kuna aadlikud ja poliitikud kartsid, et Inglismaa neelatakse Hispaania kasvava impeeriumi poolt alla vasallkuningriigina. Ja abielul olid ka muud probleemid. Maarja oli juba oma 30ndate lõpus ja aeg hakkas kiiresti otsa saama, sest ta lähenes oma viljakusaja lõpule. Sellele vaatamata näis, et ta jäi rasedaks varsti pärast abiellumist Philippusega, kuid kaotas siis lapse, kui ta üldse tegelikult rase oli. Ajaloolased ei tea siiani täpselt, mis juhtus aastal 1555. Kõige tõenäolisem seletus on see, et tal oli näiline rasedus. Ta uskus, et ta on rase, kuigi tegelikult ei olnud. Maarja märkas oma kehas muutusi, kuid need võisid olla hoopis millegi palju kurja kuulutavama märgid. Varsti pärast alandust, mille põhjustas tema vale rasedus, lahkus Philippus Inglismaalt ja suundus Flandriasse, et juhtida oma vägesid Prantsusmaa vastu. Sellest hetkest alates veetis ta oma naise kõrval vähe aega.
Kui tema isa, Karl V, hakkas oma tohutuid valdusi loovutama, pöördus Philippuse tähelepanu üha enam Hispaania ja madalmaade poole. Ükskõik milline isiklik side nende vahel ka ei olnud, see kadus kiiresti. Philippuse jaoks oli abielu alati olnud poliitiline küsimus, vahend selleks, et tõmmata Inglismaa Hispaania mõjusfääri ja kindlustada selle tagasipöördumine katoliikluse juurde pärast Edwardi VI valitsemisaja vapustusi. Aga Maarja jaoks oli see midagi palju isiklikumat. Ta oli oma abikaasale täielikult pühendunud, igatsedes sellist armastavat perekonnaelu, millest ta nooruses ilma jäi. Üks kaasaegne märkis, et oli Philippesse erakordselt armunud, kuid see pühendumus jäi valusalt vastuseta. 1558 aasta maiks oli Maria muutunud nõrgaks ja üha haigemaks. Pidevas valus, tõenäoliselt munasarja süstide või emakavähi tõttu, tema seisund halvenes pidevalt. 17. novembril 1558 suri Maria St. Jamesi palees 42-aastaselt. Tema lootused troonipärijale ja püsivale abielule jäid täitumata. Kaugel Brüsselis sai Philippus uudise kätte. Kirjutades oma õele Austria Johannale, märkis ta vaid, et tunneb tema lahkumise pärast mõistlikku kahetsust. Kuna Philippussel ja Maarjal ei olnud lapsi, läks Maarja troon tema poolõele, Elisabeth I, kes taastas kiiresti protestantismi riigiusuna. Nii et plaan hoida Inglismaad katoliiklikus usus Philippuse ja Maarja abielu kaudu oli täielikult läbi kukkunud. Sellest hoolimata ei soovinud Philippus Inglismaaga sidet katkestada ja saatis Elisabethile abielu ettepaneku. Siiski viivitas ta vastamisega ja selle aja jooksul sai teada, et Philippus kaalub ka teisi võimalusi. Vaid mõned kuud varem, 1558 aasta septembris, suri tema isa Karl V, jättes oma tohutud valdused pojale. Ja sellega sai Hispaania Philippus teisest maailma kõige võimsam monarh. Vaid 33-aastaselt oli ta oma võimu tipul, kuid tema dünastia jäi endiselt ohtlikult habraks. Tal oli vaid üks ellujäänud pärija, 13-aastane Don Carlos. Ja nii pöördus Felipe taas abiellumise poole, seekord mitte ainult liidu, vaid ka ellujäämise nimel. Felipe abiellus 3. korda vaid 7 kuud hiljem Elisabeth de Valois'ga. Ta sündis 1546 aasta aprillis Fontainebleau lossis Pariisi lähedal. Elisabeth oli Prantsusmaa kuninga Henry II ja tema naise, kurikuulsa Catherine de Medici tütar. 1550 aastal alustas Elisabethi isa läbirääkimisi, et kihlatada ta noore kuninga Edward VI. Abielu pidi toimuma siis, kui ta saab täisealiseks. Kuid nagu me varem nägime, suri Edward 1553 aastal, kui Elisabeth oli veel laps. Nagu kuningliku lapse puhul tavaks, kasvas Elisabeth üles hoolika kuberneri ja kasvataja järelevalve all ning sai suurepärase hariduse. Noore tüdrukuna kirjeldati Elisabethi kui häbelikku ja tagasihoidlikku, kes sageli tundis oma ema ees aukartust, kuigi kaasaegsed märkisid ka tema ilu ja sarmi. 1559 aastaks olid Hispaania ja Prantsusmaa alustanud läbirääkimisi, et lõpetada pikad ja kibedad Itaalia sõjad, mis olid kestnud alates 1494. aastast. Selle aasta aprillis allkirjastati Cateau-Cambrésis rahuleping, mis tõi lõpuks rahu nende kahe suure rivaali vahel. Lepingu ossana korraldati abielu Don Carlosi ja noore Prantsuse printsessi vahel. Kuid dünastilise diplomaatia ootamatu pöörde tõttu need plaanid looguti ning selle asemel abiellus Elisabeth Philippe endaga, kinnistades rahu kahe rivaalitseva impeeriumi vahel. Nii juhtuski, et 22. juunil 1559 abiellusid Philippe ja Elisabeth volituse teel. Volitusabielu ajal Prantsusmaal oli Elisabeth 14-aastane, samal ajal kui Philippe oli 32. Ameklik tseremoonia toimus järgmisel kevadel Hispaanias. Iroonilisel kombel sai Henri II surma Pariisis toimunud pidustustel, mis olid korraldatud rahulepingu ja abielu tähistamiseks, 3 nädalat pärast volitusabielu, kui ta hukkus turniiriõnnetuses. Ainsana Philippe 4 naise seast ei olnud Elisabeth, tema nõbu, mis oli haruldane erand Habsburgide traditsioonist. Nende abielu osutus ootamatult soojaks ja ta loobus isegi mitmeks aastaks 1560. aastate keskel armukeste pidamisest. Elisabeth kiindus siiralt oma mehesse ja Philippele pakkus rõõmu teda turniiridega lõbustada. Õukonnas kujunes Elisabeth de Valois'l lähedane ja näiliselt lihtne suhe oma kasupojaga, Don Carlosega, just selle printsiga, kellega ta algselt pidi abielluma. Kuigi Carlose käitumine muutus üha ebastabiilsemaks, paistis ta kohtlevat Elisabethi erakordse õrnusega ning too vastas talle kannatlikkuse ja väärikusega.
Elizabethi elu oli aga ka muus osas murederohke. Tal oli keeruline sünnituslugu, mis hõlmas ka surnult sündi. 1560 aasta lõpus, kui ta oli 14-aastane, 4 aastat hiljem kaotas ta kaksikud tütred, kes sündisid enneaegselt ja ei jäänud ellu. 1566 aastal sünnitas ta Isabella Clara Eugenia ning paar rõõmustas terve tütre sünni üle. Talle järgnes veel üks terve laps, Catalina Michaela. Seejärel 3. oktoobril 1568 sünnitas Elizabeth veel ühe tütre, kelle nimeks pandi Joan. Tragikaliselt surid nii ema kui ka vastsündinu samal päeval, kui Joan sündis, sünnituse tüsistuste tõttu. Elizabeth oli sel ajal vaid 22 aastat vana. Pärast Elizabethi enneaegset surma pakkus Katariina de Medici leinavale Felipele oma nooremat tütart Margaretat pruudiks, kuid Felipe keeldus pakkumisest. Selle asemel pöördus ta taas oma enda perekonna poole. Felipe ootas vaid veidi kauem, et abielluda oma 4. ja viimase naisega. See oli Austria Anna. Ta sündis 2. novembril 1549 Siguellesis, Valladoliidi lähedal Hispaanias. Tema isa oli tulevane Saksa-Rooma keiser Maximilian II ja ema oli Maria Austria. Anna veetis oma varaseimad aastad Hispaania õukonnas, kuid 4-aastaselt kolis ta Viini, kus ta kasvas üles ja sai hariduse. Ta oli oma vanemate lõpuks 16 lapsest vanim ja isa lemmik. Oma positsiooni tõttu oli Austria Anna juba varakult määratud võimsasse abieluliitu. Lõpuks tehti plaanid, et ta abiellub oma esimese nõbu Don Carlosiga, kes, nagu me oleme näinud, oli Felipe ainus ellu jäänud poeg ja Hispaania troonipärija. Nad ei olnud mitte ainult üheealised, vaid sobisid ka poliitiliselt ja isiklikult hästi kokku, kuigi olid esimesed nõud. Kuid 1567 aastal hakkas Don Carlos ilmutama selgeid raske psühholoogilise ebastabiilsuse märke. 20. eluaastate alguseks oli ta tuntud oma vägivaldsete vihapurskete, ettearvamatu käitumise ja kasvava ebastabiilsuse poolest. Häirituna pani Felipe ta aresti alla. Vaid mõni kuu hiljem, 1568 aasta juulis, oli Carlos surnud. Tema äkiline lõpp tekitas kuulujutte näljutamisest, mürgitamisest ja tumedamatest saladustest Hispaania õukonnas. Sel hetkel oli Elizabeth veel elus ja terve, kuid nagu me oleme näinud, suri ta vaid mõni kuu hiljem. Kõik see jättis Philippust teise meeleheitlikku olukorda. Ta oli kaotanud nii oma troonipärija kui ka abikaasa. Ja nii tegi Philippus šokeeriva ettepaneku. Kuna Anna ei saanud enam tema pojaga abielluda, siis ehk peaks ta abielluma temaga. See abielu läks vastuollu mitte ainult tavadega, vaid ka paavst Pius Veite vastuväidetega, kes oli selle liidu üle kohkunud. Anna oli mitte ainult 23 aastat noorem kui Philipp, vaid ta oli ka tema õetütar. Tema vanaisa oli Ferdinand I, Philippi onu, samal ajal kui Anna ema oli Maria, Philippi õde. Seega oli Philipp tema isa poolt tema nõbu ja ema poolt tema onu. Sellest hoolimata nõustus Anna isa abieluga ja nii abiellus 20-aastane Anna oma 42-aastase onuga asendaja kaudu 1570 aasta mais, kui ta oli veel Viinis. Anna saabus Hispaaniasse 3. oktoobril 1570 aastal ja kohanes üllatavalt kergesti õukonna eluga. Tark ja rõõmsameelne Anna pehmendas Hispaania õukonna jäika formaalsust ning sai peagi Felipe kõige armastatumaks naiseks. Diplomaadid märkisid, et kuningas oli Annasse tõeliselt kiindunud, külastades tema kambreid iga päev ning neil kahel, kellel oli sarnane temperament, kujunes lähedane ja soe side. Varsti jäi Anna rasedaks ja detsembris 1571 sündis kauaoodatud poeg, kuid ta suri düsenteeriasse 1578 aastal. Teine poeg, Karl, suri paar nädalat enne oma teist sünnipäeva 1575. aastal, enne kui sündisid veel 2 poega, Diego Felix ja Philippus, vastavalt 1575. ja 1578. aastal. Lõpuks 1580. aastal sünnitas Anna nende ainsa tütre, Maria. Samal aastal avas dünastiline kriis Portugalis Philippusele ukse esitada oma nõue Portugali troonile. Kui Hispaania väed liikusid krooni kindlustama, reisis Anna koos õukonnaga, kuid varsti pärast saabumist jäi ta raskelt haigeks. 26. oktoobril 1580 Badajoses suri ta vaid mõni päev enne oma 31. sünnipäeva. Nüüd, 53-aastasena, oli Felipe oma võimu tipul, kuid mis saab temast ja impeeriumist, mille ta oli üles ehitanud? Pärast oma 4. naise surma tundis Felipe, et ta oli oma kohuse troonipärija tagada lõpuks täitnud.
ta otsustas enam mitte abielluda, vahetades õukonna sagina El Escoriali vaiksete kivist saalide vastu. Oma hilisemad aastad veetis ta peaaegu nagu munk, olles lausa kinnisideeliselt hõivatud oma tohutu impeeriumi paberimajandusega. Oma kirjutusnava tagant käivitas ta Hispaania armada ja pidas ususõdu üle kogu Euroopa, töötades väsimatult, kuni tervis hakkas alt vedama. Nagu oleme näinud, oli Felipe ainsaks ellujäänud pojaks Maria Manuelast sündinud Carlos, kes kasvas üles vaimselt ebastabiilsena ja suri 1568 aastal. Mariga tal lapsi ei olnud, kuid tema 2 viimase abielu lapsed jätkasid suguvõsa liini. Tema esimene ellujäänud tütar 3. abielust, Elisabeth de Valois'ga, oli Isabella Clara Eugenia. Ta oli plaaninud panna ta abielluma tema nõbu Rudolf teisega, kes oli perekonna Austria harust. See abielu ei teostunud kunagi, sest ekstsentriline Rudolf jäi poissmeheks. Isabella abiellus selle asemel teise Austria nõbu, erzherzog Albertiga. Nad valitsesid Hispaania madalmaid, mille keskuseks oli tänapäeva Belgia, aastatel 1598 kuni Alberti surmani 1621. Ta oli kõige kauem elanud Philippi abieludest sündinud lastest ja elas kuni 1633 tani aastani, surres 67 aastaselt, kuigi tal endal lapsi ei olnud. Philippi teine sellest abielust ellujäänud tütar oli Catalina Michaela. Ta abiellus 1585 aastal Savoy hertsogi Carlo Emanuele esimesega. Järgnes 12-aastane periood, mil ta oli peaaegu pidevalt rase. Peaaegu kõik tema lapsed elasid täiskasvanuks, kuid kahjuks suri ta 1597 aastal oma 10. raseduse ajal sünnitusel, olles 30-aastane. Nagu oleme näinud, surid mitmed Felipe viimase abielu Annaga pojad enne neid. See suundumus jätkus ka pärast tema surma. Diego suri 1582 aastal ning tema ja Felipe tütar Maria suri järgmisel aastal. See tähendas, et pärast 4 abielu toetusid kõik Felipe lootused stabiilsele troonipärimisele tema noorimale ja ainsale ellujäänud pojale, prints Felipele. Üks tütardest oleks võinud kuningas Felipele järgneda, kuid tema enda vanaema troonile tõusmine kuningannana 16. sajandi alguses oli põhjustanud kuningliku kriisi ja seda soovis Felipe vältida. Õnneks jäi prints Felipe ellu. Oma viimastel eluaastatel elas kuningas Felipe tagasihoidlikult, kuid jäi lõpuni maailma kõige võimsamaks meheks. 1598 aasta 13. septembril suri Hispaania kuningas Felipe II pärast pikka ja piinarikast haigust, tõenäoliselt vähki, El Escoriali suures kloostripalees. Ta oli 71 aastat vana. Teda järgis tema 20-aastane poeg Felipe III, kes päris tohutu impeeriumi, mis ulatus üle mandrite, oli võimu poolest rikas, kuid ohtlikult võlgade ja sõdade poolt kurnatud. Ta valitses kuni 1621 aastani ning tema poeg ja pojapoeg hoidsid trooni kuni 1700 aastani, kui kuningas Felipe IV ja kuningas Carlos II. Aitäh kõigile, et vaatasite seda videot Hispaania kuningas Felipe II abikaasadest. Loodan, et leidsite selle huvitava olevat. See oli pikem video. Andke mulle allpool kommentaarides teada, mida te sellest arvasite. Samuti sellest formaadist, kus räägitakse valitsejate või ajalooliselt tähtsate inimeste abikaasadest ja tütardest. Andke mulle allpool kommentaarides teada, kui soovite rohkem selliseid videoid. Kui teil on veel ettepanekuid, andke ka neist teada ja ma loodan, et olete kanalit juba tellinud ning teavitusmärguanded sisse lülitanud, et saaksite kõik minu videod kohe, kui nad üles laen. Igal juhul, see on kõik minu poolt, nii et näeme teid kõiki järgmises Forgotten Lives osas. Aitäh!